Tere, kallid televaatajad, minu nimi on Enni ja täna te vaatate saadet Arukad blondid, aga eesti keeles ja nagu näete, Katariinat täna ei ole. Täna mul on külas Kleeri Paur. Ja me täna räägime sinuga sellisest teemast nagu kuidas saada hakkama sellisel raskel ajal üldse. Kas sa natuke räägiksid kõigile, sest sa oled mulle natuke rääkinud juba? Jah. Väga raskel ajal. See oli siis, kui eestlased, Eestimaa tehti nii puruvaeseks. Ja see oli nagu eelmiste Saksa, kas oli see tsaari aeg või mis aeg. Mina olen 4. põlvkond ja minu siis esivanemad läksid ära Venemaale siis, kui Vene tsaar jagas maid vabalt, ilma rahata. Ja minu sugulased kõik läksid sinna juba enne 1886. aastal. Ja Volgamaale oli Vologotskaja oblast, Oparina küla. Seal sündis minu ema 1911. aastal. Ja nad elasid seal tükk aega ja siis minu nagu vanaisa kuulis, et Baškiirias on väga head huumusmullamaad ja võimalused paremad. Võttis oma pere kokku ja minu emal oli siis 5-aastane tütar juba ja kaksikutega oli rase ja tal oli siis 2 õde ja 2 venda, keda tema koos oma isaga kasvatas, siis ema suri väga varakult ära. Ja siis nad läksidki ja sõitsidki Baškiiriasse. Ja sealt Volgamaalt Baškiiriasse tuli väga palju eestlasi. Ja seal Baškiirias oli Tavlekanovskaja oblast ja tekkis 3 Eesti küla. Sädeküla, Koitküla ja Sakala küla. See oli Baškiirias, on ju? See oli juba Baškiirias. Ja need maad nad said täpselt samuti tasuta kõik kätte. Ja siis isealgu suurte orgu kaevasid siukesed koopad. Sinna ehitasid pliita sisse ja seal nad elasid kuskil 2-3 aastat, kui nad said endale üles juba ehitada tasapisi maju. Isealgu ehitati üks suurem siukene maja, kus igaühel oli siukene väike tuakene. Ja siis järjest hakkasidki ehitama endale maju ja see oli Sädeküla. Siis ehitati pärast veel Koitküla, sinna tulid ja seal olid meil kõik absoluutselt eestlased. Ja kõik eestlased olid abielus oma eestlastega. Mina sündin seal juba 49. aastal. Aga minu ema õed tulid Eesti tagasi enne 45. aastat. Ja kui nad siia kodumaale tulid tagasi, siis nendel oli vaja nii hirmsasti tõestada ära, et nende esivanemad on siit Eestist pärit. Ometigi Vene passi oli kirjutatud sisse Estonka, eestlane. Perekonnanimi Eesti oma, eesnimi Eesti, isanimi Eesti. Ja siis nad pidid sind mööda kirikuid otsima, nende siis pärivus, et kust Räpina kandis ja Võrumaa kandis, siis, kus olid siis vanaisad. Ja sellega siis nad tõestasid ja ise nad otsisid, kus nad saavad hakata elama. Aga enne seda veel olid eestlased osa ka siia tulnud Tartu ja osa siis võtsid enda juurde nii kaua korterisse, nii kaua kui nad ise endale said siis elamise.
kui mina lõpetasin vene kooli 8 klassi, siis ema ütles niimoodi, nüüd tütar, lähed kodumaale tagasi. Me kahekesi jäime, sest temal olid juba 2 minu venda kaksikud, kes sündisid ja minu õde juba Eestimaale ära saadetud. Ja siis tema müüs, meil oli kitsed, viimase kitsekesed ära, andis mulle siis rongiraha sinna sõita, sest minu tädi elas Tartus juba. Ja kui ta rongi peale pani ja siis ütles, tütrekene, aga nüüd ma ütlen sulle 2 viimast lauset. Kui sa kodumaale jõuad ja kui sa ükskord mehele lähed ja pea seda meeles, lähed mehele ainult eestlasele. Ma ütlesin jah. Sõitsin ilusti Tartu, tädi mind võttis vastu. Aga miks ta Baškiirias su Eesti tagasi saatis? Kuidas? Miks ta su Eesti tagasi saatis? Miks sa jäänud emaga elama? Kel emaga? Jah. Baškiiriasse. Jah. Sest tema tahtis kodumaale. Aga ta ise ei tulnud? Kui mina abiellusin, siis ma sõitsin järgi talle ja tõin kodumaale ka ära. Okay. Aga minu ema vend jäi Baškiiriasse ja kui ema rääkis, et lähme kodumaale. Ma vabandan väljenduse eest, aga minu onu ütles niimoodi, Adeele, sa võid minna, aga mina sinna Reeturi maale ei lähe. Ema ütles, miks? Sellepärast, et nemad koostasid küüditamisse ja väljasaatmise nimekirju külanõukogus. Ja minu tädi, kes oli Volgamaal ja tuli Valka ja oli külanõukogus tööl ja tema rääkis, kuidas kontoris istuti ja ainult kõik olid eestlased, kes tegid nimekirju. Et välja saata siit. Praegu sellest üldse enam ei räägita, aga isegi ei mainitagi, kes neid nimekirju tegi, sest venelasi kontoris ei olnud tööl. Aga see seadus oli üle Venemaa. Venemaal oli ka see seadus, väljasaatmine. Aga meie olime Baškiirias ja ma ütlen, et meie ei teadnudki sellest mitte kui midagi, siis meid seal baškiirlased ei teinud meie küla kohta mitte ühtegi nimekirja absoluutselt. Sest nad nägid, kui töökad on eestlased ja kui suured põllud, mida oli vaja harida. Ja nii, et sellest meie pääsisime. Kui vana sa olid, kui sa Eesti tagasi tulid? Mina tulin Eestisse tagasi, siis ma olin 16-aastane. Ja siis ma tahtsin medtehnikumi minna, aga kuna mul see eesti keel ei olnud nii sulaselge, lihtsalt ei saanud läbi. Aga üldiselt meil räägiti kõik eesti keeles puhtanisti. Näiteks mina oma eluaja jooksul ei olnud kuulnudki, et minu ema räägib vene keelt. Et seda ma imestan, see on lausa müstika. Ja meil külas räägiti kõik eesti keeles. Kõik, absoluutselt. Ja läksin kutsekooli, tädi pani mind kutsekooli, sellepärast emal raha ei olnud, aga tol ajal ma ütlen, et selle suhtes minul vedas, sest Eesti oli siis juba liitunud Nõukogude Liiduga. Ja mul ei olnud vaja neid tõendid otsida enam, Ja tädi juba töötas siin ja tädi aitas mul passi siin muretseda ja kutsekool. Tänu sellele ma jälle tänan toda aega, et ma olin kutsekoolis 2 aastat õppisin ja meil oli kõik tasuta. Elamine tasuta, söögid tasuta ja kõik õppimine tasuta. Peale kutsekooli läksin ehitusele tööle. Siis ma sain tuttavaks noormehega, kes oli Paur Toomas. Ja jaanuaris saime tuttavaks, märtsis hakkasime koos elama ja septembris olid meil pulmad ja nüüd meil on 54 aastat ära elatud koos ja meil on 3 last. Väga äge. Ükskord elus kohtad ja ongi elu lõpuni. Jah,
aga tänu temale jälle, kui tema oli agronoomia lõpetas, maale läks tööle, suunati tähendab, siis paratamatult ma läksin Väimela sovhoostehnikumi. Lõpetasin sootehnika ja siis ma olin peasootehnik Maaritsa kolhoosis. Ja väike kolhoos, väga mõnus oli tööd teha, sest mõistus ja jõud käis üle. Aga kui see kolhoosi ajad kõik jälle ära lõppesid, see Vene rubla ja siis ma ütlesin, nüüd lähme maalt minema. Siin maal enam paistab, et elu ei tule. Ja see on, mis me ehitasime Nõukogude ajal maja ülesse, maksime 72 000 rubla. Tänu sellele, et olid suur Venemaa turg, siis ei olnud mingisugust piirangut, kui palju sa kodus võid loomi pidada. Võtsin 100 võrsast, kasvatasime ülesse, 3-4 korda käisin Veliik ja Luukis turu peal, müüsin maha ja mul oli kilekotiga raha panna kolhoosi laua peale ja mul oli see 72 000 rubla kinni makstud. Krooni ajal hinnad tõusid ja kui see ära lõppes kolhoosid ja kõik ma lähme ära ja müüme maja maha. Ja me saime maha maja müüa 500 000-ga, mida me saime Tõrvandist osta maa ja maja üles ehitada ja sisemised tööd jäid siis jälle meie välja teenitud rahast teha. Ja tänase päevani elame siis linna lähedal ja tõepoolest maaelu on tegelikult hävitatud. Maal ei ole enam neid väikseid koole, lasteaedasid, kauplusi, isegi apteeke. Et see ei ole elu, mis meil Eestis nüüd on toimunud. Mina ei ole sellega rahul. Ma täitsa usun, jah. Aga teie ajal oli siis ka raskeid aegu. Te lihtsalt räägite, et kõik oli nagu nii sujuvalt, nii hästi, et... Aga rasked ajad olid ju täielikult siis, kui just oli see võimuvahetus kõike. Ja kui selle rublalt läksime kroonile ja meie juures elasid Toomase isa, minu abikaasa isa ja minu ema. Ja ainult tänu nende pensionitele me saime söögiraha, meil ei olnud enam söögiraha ka. Ja siis hakati siin Tartu linnas Raadil ehitama maju. Ja ma ütlesin nii, peaagronoom ja peasootnik. Võtame nüüd pead kokku ja mina õppisin maalritöid ja hakkame maalritöid tegema. Ja võtsimegi maja, kus meile pakuti teha sisetöid ja ütlesin, sina agronoom hakkad lihvima, kuna sa ei ole ehitusega tegelenud. Tema hakkas lihvima ja mina siis pakeldasin, värvisin, tapeetisin ja hakkas raha tulema ja see oli niimoodi, et meil oli mitu maja järjest ootasid, sest need maalrid ja need plaatid ei olnud kruffi, et nii palju võtta. Ja tänu selle rahaga meie hakkasime siis endal siseviimistust tegema selle majal, mis me Tõrvandisse üles ehitasime. Peale seda Eesti krooni tekkis jälle, kui läksime eurole üle. Tekkis jälle siukene. Ja jälle võtsime kokku ja jälle hakkasime ehitustöid tegema. Ja kõik see päästis ja nüüd ma ütlen, jumal tänatud, et oskad midagi siukest teha. Aga mitte ainult. Praegult ei ole vaja Eesti riigile ei agronoome, ei sootehnikuid. Nii et see meie riigi valitsus praktiliselt on selle riigi põhja viinud. Ja ma ei usalda neid üldse. No peab tulema mingisugune vahetus. Valitsuse vahetus ja siis võib-olla tõesti midagi muutub. Aga loomulikult ja kui valitsuse vahetus on, siis mõelgu natukene, keda nad ikka määravad ministriteks. Kui ministriks pannakse siukene inimene, kes pole seda eriala absoluutselt õppinudki, tal pole isegi kogemusi. No kuidas ta saab, näiteks põllumajandus ka, kuidas ta saab seda üldse juhtida? No tal on kindlasti need, kes on nagu tema all ja võib-olla kes on natuke targemad. No kes on targemad, jah, aga tegelikult
ülemus ise peab olema see, kelleks ta on õppinud. Kes No mõistab kuidas asja. saab agronom, kuidas mina zootehnik näiteks saan agronom olla? No ei ole võimalik ju. Aga mida sa üldse ütleksid meie televaatajatele, et kui on väga rasked ajad, mis hoidis teid üleval, mis andis jõudu? Vaata, see oli, tähendab, meie vanemate toetused ja et näiteks, kui me oleme abielupaar, et me oleme üksteisele ka väga toeks. Ja võib-olla tol ajal meil lapsed tegid tööd ka rohkem ja nad oskasid midagi rohkem teha, sest kolhoosi ajal, kuidas käisid Tartu keskkoolis lapsed põllul kartulat võtmas ja kõplamas ja heina tegemas ja küünidesse panema. Ja nüüd ei lohi lapsele üldse mingisugust tööd teha, see on karistatav. See ei ole normaalne. Lapsed peavad lapsest saadik tööd oskama teha. Ja see ongi vanemate õpetus ja koolitus. Noh, võib-olla kuidas sa seletad neile seda? Ma olen ka täiesti selle poolt, et laps peab oskama ise enda eest ka hoolitseda nii-öelda. Absoluutselt. Et ei oota, kuni emme paneb lusikale suhu ja Ja aitab ära mäluda, et täiesti nõus. Aga mis nõus annaksid inimestele, kes praegult meie valitsusel tunnevad, et neil on väga raske nendis hakkama? See on täielikult müstika. Ja kui ma nüüd televiisorit kuulan ja vaatan ja kui küsitakse pensionäride käest pensioni kohta, jah, võib-olla korterist, noh, nagu öeldaksegi, kaknipott või jeele elad ära, aga see ei ole elu. Ja meil nüüd seda pensioni meie pension nii väikene, no meie pension alammäär peaks vähemalt 1200 olema. Aga meil on veel praegult alla 1000 ja nüüd natuke pannakse juurde, näiteks minule, mis see pension pannakse juurde, mis mõttega arvutagu ära, sest mul võetakse tulumaksuna see sama maha. Ja. Ma ei võida sellest mitte kui midagi. Ja nemad seal üleval kaagutavad, näed, me panime pensionile juurde. Ei, vabandage. Aga kui me räägime noortest inimestest, kui nad tunnevad, et neil on midagi väga raske, et mis nemad võiksid teha? Noh, ma arvan, et nad võiksid ka õppida midagi veel juurde, mis neid päästaks, nii nagu mina olin nooruses, õppisin midagi ikkagi, et mis päästis. Zootehnika mind ei päästnud, päästis ainult käsitöö kõik. Et teil olid enda ettevõtted ka, mida te siis Toomasega koos tegite? Ei ole? Ei olnud. Et kogu aeg töötasite? Kogu aeg töötasime. Kui ise ei saanud, siis tegime füüsilist tööd. Ükskõik kelle juures või kuidas. No peaasi, et päris halvad ajad on möödas ja loodame, et ikkagi läheb paremaks ja võib-olla muutub midagi meie valitsuses ja pensionärid tunnevad ennast ka siin hästi ja nagu kodus, mitte nii, et on mõtet võib-olla kuhugile ära sõita selle pärast, mis siin toimub. No müstika ongi kuulata kõiki seda. Nüüd Kingole määratakse siukene, et Riigikogus peab välja minema. No kõik siukesed, no see ei ole normaalne, mis see on nii väikene asi. Täpselt, aga ma ütleks, et kui mina kuulsin ja tol ajal olid need Feebi fondi rahad miljoneid ja muud asjad veel kõik, mis sadamas kõik toimus aga miks seda kohtus ei olnud, miks seda ei uuritud, mitte midagi. Ja ma ütleks, et mina isiklikult ja täitsa kutsun rahvastele, tulge natuke mõistusele ja vaadake, kes meie riiki on juhtinud. Ja reformile ei peaks üldse ühtegi häält andma. Absoluutselt. Natuke mõelge teiste peale ka. Ja, vaadake, mis nad on teinud selle valitsuse ajal. Mis on nad lubanud ja mis on nad tegelikult teinud. Aga suur aitäh, et sa tulid, et me tegime selle saate, et sa olid täna avatud meie televaatajatega, rääkisid oma lugu. Kas sa tahad veel neile midagi öelda, enne kui me lõpetame?
tahaks küll. Aga ma ütleks ainult nii palju, et meie valitsus peab kardinaalselt muutma ennast. Ja praegult ma ütleks ka, et ma ise imestan seda, praegult on Keskerakond, EKRE, Isamaa, just see Isamaa. Sotsid nüüd, kui neid sealt välja heideti. Võtke kokku, istuge maha ja lööge seljad kokku, et oma meie kodumaa ees seisma, oma rahva ees seista. Vaatame, kas teevad nad seda või mitte. Aga suur aitäh, et vaatasite meid. Teiega oli Enni Vaarman ja Kleeri Paur. Neiuperu nimi Varend. Nüüd teeme ka seda teie kohta. Suur aitäh ja head aega. Head aega.